Mul suri 3 kuud tagasi ema ja ema oli siis teine vanem, kes läks. Isa läks 2 aastat varem. Kuidas sul on? Kas ema isa on elus või on surnud või on ammu surnud, eks ole? Ühesõnaga üks küsimus, mida võiks selle puhul küsida, ehk siis kas sina olid või oled või saad olema enda vanematele hea laps? Aga selle küsimusel on 2 poolt, eks ole. Üks on see, et kuidas mina vaatan, eks ole, oma vanemaid, oma lapsi ja püüan neile hinnangut anda. Ja teine pool on, kui ma vaatan iseennast ja ma püüan endale anda hinnangut nii pojana, sina võib-olla tütrena, eks ole, kui ka isana ja siis, kui sa oled naissoost, siis emana. Need on tähtsad küsimused ja neid tasub aeg-ajalt endalt küsida, sellepärast, et nende küsimuste äravastamisel ja vastavate järelduste tegemisel on omad võidud ja nende küsimustega mittetegemisel on oma hind. Mu nimi on Peep Vain. Me oleme muutuse kanalil. Muutus teeb sisekaemuslikke rännakuid, võimaldab sul võtta aega iseendale. Me teeme kord kuus neid ning salvestame. Ja kui sulle see tänane video loob väärtust, meeldib, siis pane sinna alla pöial. Ja kui tahad tulevikus neid jutte, erinevaid jutte taolisi veel kuulata, siis tee ennast tellijaks. Mind hämmastas see, et minu leinakogemus ema lahkumisega oli ja on siiamaani võrdlemisi leebe. Isa lahkumine oli teistsugune, seal oli palju draamat ja traagikat. Isa kaotas 3 aastat varem mõistuse ja viimased 3-4 kuud haiglas põhimõtteliselt vaakus hinge ja ma siis seisin seal kõrval. Nii palju, kui ma seisin, ikkagi nädalas korra käisin teda vaatamas ja tundsin abitun ennast ja kuidagi see oli kõik nii õudne mulle. Ja siis sellepärast ma arvan, see isa lahkumine oli ka nagu super traagiline ja lohutu. Ja siis, kui ema oli sel aastal juba kevadel oli juba näha, et ega seal pikka pidu ei ole ja mul õnnestus teha kõne emale tema viimasel elupäeval. Ta suri 7:30 õhtul, pühapäeval, emadepäeval ja ma helistasin talle, olles siis möödunud päeval, laupäeval näinud, kui halvas seisus ta seal Hiiu õendushaiglas on. Helistasin aimates nagu halvimat ja siis sain talle telefonis öelda, et ema, et ma tahan, et sa teaksid, et sa oled olnud mul väga hea ema. Ja teine asi, mis ma ütlesin, et ma hoian sinu mälestust au sees surmani. Ja ta võttis selle vastu, lõpetasime kõne, sain pärast veel teada, et tol päeval oli käinud mu õde koos oma lastega ja mõlemad minu lapsed. Mõelge, missugune kingitus, et sa sured emadepäeva õhtul, sa ise oled ema ja 5 lapse vanaema ja siis sa saad sellise kingituse, et sa saad oma pojaga rääkida, oma tütrega rääkida ja saad näha kõiki oma 5 lapselast. Mõtle, kui ilus. Aga siis muidugi see lõi mind algul tummaks. Aga kuidagi nagu need järgnevad päevad, mis oli siis matuste korraldamine, matused, mis olid loomulikult liigutavad ja kurvad ja tõsised, eks ole. Ja see kõige selle käigus ma muudkui ootasin, et millal siis nagu see suur valu ja kaotus löök nagu mu peale tuleb, eks ole, aga nagu ei tulnudki. Muidugi pärast matuseid tuli jällegi see samuti nagu isa matuste järgne selline sügav väljahingamine, selline sügav ohkamine. Kuid seekord oli see kordades lühem ja kordades kergem. Ja ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et miks see nii on? Et mis seda nagu põhjustas? Ja siis ma püüdsin igasugused nii-öelda esoteerilisi põhjuseid leida, et umbes, et ema ju ei tahagi, et laps kannatab ja emad ongi leebed. Aga ma mõtlesin, et huvitav, et mis see minu enda osa oli, et kas võib-olla see treening ette parima sõbra ning isa lahkumisega ja et need väga valusad leinad sinna juurde, eks ole. Aga ma jõudsin sellise asjani, et ma olin viimastel aastatel vanematele toeks. Kõik need viimaste aastate ja eriti viimase paari aasta, kui ema oli üksinda, kontaktid. Iga nädal korra ma käisin teda vaatamas, viisin talle, mis vaja. Mõned üksikud korrad, kui ma ei käinud, siis ma helistasin talle ja me rääkisime telefonis.
Nüüd, kui ma hakkan tagantjärgi mõõtma ja hindama ja lugema neid kordi ja korduseid ja neid minuteid ja tunde, siis ma võin rahulikult julge südamega väita, et minu ema oli mulle oma elu viimastel aastatel, või siis viimasel mõnel aastal minu number 1 suhtlemiskontakt kõikidest inimestest. Ja siis ma jõudsin mõelda sellise mõtte, et kas võib olla nii, et hea lapse palk on leebe lein. Ja mõtlesin ka, et kui viimastel kuudel kuidagi oli selle ema juures ka imelik käia, et vahel olin 20 minutit ainult, eks. Et ei olnudki nagu enam millestki rääkida, kõik jutud olid räägitud, suhted olid soojad, ei olnud sellist nagu ei liigset klammerdumist ega ei olnud ammugi mingisugust halvakspanu. Ma mäletan, et ema ja me jääme lastena ju oma vanematele nende elu lõpuni ikkagi lasteks. Ja kui ema päris iga kord ei olnud, aga tihti peale, kui ma helistasin, tervitas mind niimoodi. Tere, mu kullake. See nii kohutavalt tegi mulle rõõmu. Varasematel aastatel oleks võib-olla eriti hilises murdeeas või niimoodi, et mis kullake, ma olen juba suur mees, eks ole. Aga kuidagi ma teadsin, et need on viimased ajad ja see nii rõõmustas mind. Et see oli väga-väga tore, eks ole. Ja üks vaade vanemate ja laste suhetele, üks konstellatsioonivaade ütleb, et lapsed ei võlgne enda vanematele midagi, sellepärast et kõik, mis me oleme eelnevatelt põlvkondadelt saanud, me anname edasi järgnevatele põlvkondadele, oma lastele. Ja ma olen nõus sellega, et kui sa neid vanemaid hooldad või aitad, et siis tee seda ainult armastusest, aga täna taas pärast vanemate lahkumist mõtlen, et ma ei ole selle vaatega päris nõus. Et kui vanematel ei ole kedagi teist, ei ole sõpru, sa oled lapsena kõige lähem neile ja sotsiaalse suhtlemise ring on kokku tõmmanud ja sa oled vanematelt ikkagi saanud, kas siis vähe või palju, aga sa oled saanud, eks ole. Mina sain palju, tunnistan. Siis kuidas sa ei anna tagasi? Kuidas sa siis nagu ei hoolitse? Kas või kaastundest või veel parem armastusest, eks. Nii et kõik ma panen kokku nüüd selle täiskasvanud peast heaks lapseks olemise, siis mul on selle küll hea meel, et ma sain emaga võib-olla rohkem isegi aega veeta, kui mulle reaalajas tundus vajalik või mõistlik või normaalne. Ja sellest lähtuvalt saan ma öelda, et ma sain piisavalt neid koos oldud aegu. Ja tänu sellele mul ei ole millegi pärast kahju tarvis tunda. Mul pole tarvis tunda süütunnet ega kahetsust. Ja ma arvan, et see võib olla väga suur põhjus selles, miks ma seda ema lahkumist suutsin kuidagi nii helgelt ja suure tänutundega ja rahulikult ja ilma suure traagikata läbi elada. Aga seal on nii palju muid aspekte veel, eks ole, et sama küsimus nagu sulle ja mulle endalegi, eks ole, ma ei tea, kas sul on lapsi, mul on 2 täiskasvanud last, eks ole. Ja loomulikult ikkagi see küsimus, mis eriti väikeste laste vanemana, aga samas ka täiskasvanud laste vanemana tuleb endale pähe, sa pead seda küsima, et olen ma olnud hea vanem. Nali on muidugi selles, et see, mis sina küsid enda kohta või mina küsin enda kohta, see on selline poolik katsetus, sellepärast, et tegelik kohtunik saab olla ainult sinu enda laps. Ja muidugi nende vaade on samuti moonutatud, eks ole, et me lastena tahame mingi vanuseni enda vanemaid muuta. Me tahame, et nad käituksid teistmoodi. Ja minu jaoks läksid asjad kuidagi kergeks ja lahti siis, kui ma mäletan, ma pakun, see ei olnud väga ammu, võib-olla vanuses 50-55, sain kõigepealt isa ja pärast ka ema osas mingisse sellisesse kohta, kus ma leidsin, et mulle sobib see, et ema on täpselt selline ja mitte kunagi ei muutu ja isaga loomulikult ka, eks ole. Ja siis see tegi mulle mineku palju kergemaks. Ühesõnaga, siin on siis nagu 2 vaadet, eks ole, meie vaade meile endile, kas siis lapsena või vanemana, eks ole, vastavalt oma lastele ja oma vanematele. Ja loomulikult meie vaade meie vanematele, eks ole, ja meie hinnang neile ja loomulikult meie vaade meie lastele ja meie hinnang neile. Nägin ühte videot hiljuti, kus mees ütles hästi lühidalt, ütles, et kui sina oma lapsi hellitad ja ära rikud, nagu inglise keeles spoiling, eks ole, siis sa pead oma lapselapsi kasvatama hakkama. Ja kui sa oma lapsi kasvatad, siis sa tohid ja saad oma lapselapsi hellitada ja
ja nii-öelda ära rikkuda jutumärkides nii palju kui kulub, eks. Nii et neid küsimusi tasub aeg-ajalt endale esitada. See vanemate ja laste suhe on väga unikaalne, saadab meid meie surmani, eks ole, vanemana. Ja nende küsimuste endale esitamine ja nendest mingisugustegi järelduste tegemine ja selle abil ka mingisuguste enda käitumiste või suhtumiste või hoiakute muutmine, korrigeerimine toob kõigile osapooltele ainult head. Järjest rohkem ja rohkem räägitakse hea lapsevanem olemisest ja järjest vähem ja vähem räägitakse hea laps olemisest. Nii et ja siinkohal ma mõtlen just laste suunas. Me teeme laste eest liiga palju asju ära, me anname lastele liiga palju vabadust ja ma ise olen selles asjas olnud süüdi ja siis me peame pärast nende tagajärgedega tegelema hiljem. Minul on omad väljakutsed täiskasvanud laste vanematena, sinul on omad väljakutsed. Ma soovin sulle südamest ainult head ja loodan, et sellest tänasest pöördumisest, nendest juttudest oli kasu, pani su mõtted mingile sulle kasulikul moel paremini liikuma. Juhul, kui sind taolised mõtte süüvimised või endaga dialoogid huvitavad, siis tule meie rännakutele, muutuse rännakutele või kuula meie salvestusi, eks ole. Ja juhul, kui mitte, siis mitte. Igal juhul ma tänan, et sa selle lõpuni vaatasid. Kui sa sind liigutas, kui see sulle nagu väärtust lõi, siis pane see pöial sinna alla ikka ja tee see tellimus sellele kanalile, et me kohtuksime veelgi. Kas me kohtume siin läbi selle kaamera ja läbi ekraani või päriselus, see on juba elu näitab. Aitäh sulle. Head aega.